Mida te tänasest otsusest arvate, kus kohus mõistis Rein Kilgi süüdi pere aktsiaseltsi maksejõuetuse põhjustamises? No esmalt on loomulikult kahetsusväärne see, et kunagine Lõuna-Eesti toiduainetööstuse kontsern sai juhtfiguuride näol tegelikult kriminaalteos süüdi tunnistatud. Küll aga loomulikult olen ma rahul sellega, et esimese astme kohus, kes ise vahetult kõiki tõendeid uuris, tajus, kuulas tunnistajaid ja kahtlustatavaid, nõustus prokuratuuri seisukohaga, nõustus selle süüdistusega ning pani nendest pusletükkidest kokku just täpselt sellise pildi, nagu prokuratuur süüdistuses oli kirja pannud. Kilk sai rahalise karistuse, teie taotlesite ka vanglakaristust ja kohus sellega kaasa ei läinud. Kuidas te sellesse suhtute? Karistuse osas otsustan ma otsuse vaidlustamise pärast seda, kui ma olen tutvunud kohtu põhjendustega selle kohta, miks just rahaline karistus oli kohtu arvates Rein Kilki piisavalt mõjutav vahend. Miks te tahtsite just vanglakaristust talle? Mina leidsin, et Rein Kilgi süü selles asjas oli kõige suurem võrreldes teiste süüdistatavatega ning kuivõrd tema suhtes varasemalt oli kohaldatud väärteokorras rahalist mõjutamist, mis nagu selgus tegelikult kohtuvaidluste käigust olid küll kõik need karistused arhiveeritud, siis ma nägin seda, et rahaline mõjutamine ei ole Rein Kilgi suhtes varem mõjunud ja sellepärast taotlesin teist karistuse alternatiivi ehk siis vangistust. Kui tõenäoline on, et praegu rahaline karistus mõjuks? Ma arvan, et spekuleerimiseks siin ei ole võib-olla õige koht, aga Eesti Vabariigis mõistab õigust kohus, nii et kui kohus leidis, et see on talle õiglane karistus, siis kohtul on õigus kindlasti ju seda niimoodi arvata. Rein Kilk täna kohtu otsuse kuulutamisele ei tulnud, mida see näitab? Ma arvan, et see näitab võib-olla seda, et ta usaldab selles osas oma kaitsjaid.